Te tajute seda järjest tugevamat sisemist vajadust rääkida oma tõde. Ja mitte ainult rääkida, aga nagu üleüldiselt väljendada. Mulle tundub, et see on eriti sellel aastal ja eriti nüüd sügisel muutunud hästi domineerivaks. Seda on näha sellest, kuidas inimesed vahetavad töökohti, nad ei suuda endale enam põhjendada ära, miks ma pean olema mingis töökohas, kus mulle ei meeldi. Nad ei suuda endale enam põhjendada ära, miks ma pean olema suhtes, kus mul on halb, ehkki ma olen proovinud seda päästa ja ennast muuta ja teinud endaga tööd, aga asjad nagu ei liigu. Ja kõige rohkem, ma arvan, iseenda suhtes, et rääkidagi seda, mis minu jaoks on tõene, mis minu sees nagu kõlab tõesena. Kellegi teise jaoks see ei pruugi olla tõene, sest me olemegi ju erinevad. Aga just see, et nagu väljendada ennast sellisena, nagu ma olen, mitte varjata, mitte olla selline, nagu teised ootavad, et ma olen, või nagu mingi tunnistus väidab, et ma pean olema sellise töökirjelduse järgi just selline. Või et kuna ma sain selle tunnistuse, siis ma pean tegema nii, nagu minult oodatakse mingisuguse tunnistuse järgi, ehkki võib-olla minus on palju enamat või ma teen midagi teistmoodi. Või see, mida mina teen, selle kohta ei olegi tunnistust olemas, et keegi teine enne mind ei ole seda teinud. Mulle tundub, et see tuleb nagu inimestest järjest rohkem välja, see vajadus ja samas ka hirm, sest et senini kõik on ju tehtud nagu raamides ja kõigel on olnud mingisugune nimetus ja lugu ja taust ja ajalugu, et kui ma ei vasta sellele, siis kes ma olen või kuidas ma peaksin käituma, et ma pean nagu hoidma nendes raamides, mis keegi on, ma ei tea, aastaid tagasi vormistanud, mis olid siis vajalikud ilmselt. Aga nüüd enam ei ole ja nagu ei resoneeru enam inimestega, sest mina küll tunnen, et ma ei mahu enam mingitesse raamidesse, ma ei mahu teatud rollidesse või mingi nimetuse alla, aga ma ei tea ka, mis see uus nimetus on, mis minu kohta käib. Et ma ei ole lihtsalt terapeut ja ma tunnen, et ma olengi muutumas või juba muutunud, aga selle kohta ei ole nime, mida ma teen või selle kohta ei ole nagu mingit raami, ma pean ilmselt ise selle raami looma iseenda jaoks, on ju. Et need asjad, mida mina teen, ongi minu moodi ja keegi teine ei teegi neid nii, nagu mina teen ja see tulemus ka, mis minu juures tuleb, on täiesti teistmoodi, kui keegi teine pakub. Ja ma tahangi lihtsalt võib-olla selle videoga öelda, et kui keegi veel niimoodi tunneb, et siis ta ei ole üksi, et on täiesti normaalne praegustes energiates ollagi nagu natukene segaduses või arusaamatuses, et mingi vana asi hakkab ära lõppema, aga see uus ei ole veel kohal. Ja siis on niisugune nagu vaakumi tunne või nagu sa oled mustas augus ja sul ei ole seda teed enam ees, et ma teadsin, ma lähen sinna, see on minu eesmärk, see on minu siht, see ei tundu enam õige ja siis sa nagu ei näegi seda teed. Ma ei mäleta, kes seda ütles, aga mulle hästi meeldib see ütlus, et see, kui sa ei tea seda teed, kuhu minna, siis järelikult sa oledki enda õigel teel, sellepärast et keegi teine ei saa seda sinu eest ette tallata.